Nii, tere! Mina olen Külli ja mind kutsuti täna siia selleks, et rääkida teile sellest, mida mina olen teinud viimased 5 aastat. Ehk siis minu ja Excellent Business Solutionsi teed läksid lahku aastal 2021 pärast seda, millal on mul olnud võimalus tutvuda erinevate Eesti ettevõtetega väga erinevatest valdkondadest. Ja minu eesmärk on olnud nendes ettevõtetes teha finantsvaldkonna töö võimalikult sujuvaks, kiireks, loogiliseks, ehk siis automaatseks. Ja põhiline minu nii-öelda tööriist on seesama äritarkvara, mida ettevõte juba kasutab. Või siis, kui ta ei kasuta sellist mugavat tarkvara, siis oleme lihtsalt läinud üle mingile muule tarkvarale. Ja nii nagu ikka, et finantsid ja juhtimine on ju omavahel väga tihedas seoses, koostöös, ehk siis kui finantsosakonnal on töö sujuv, mugav ja lihtne, siis see võrdub ka juhtimisotsustes. Ehk siis ettevõtte juhtidel on samamoodi võimalus teha otsuseid palju kiiremalt kui varem. Aga lähme siis kohe näidete juurde. Ehk siis minu üks esimesi väljakutseid oli investeeringute ja kinnisvarasektoris, kus mul oli võimalus tutvuda kinnisvarale keskenduva investeeringute juhtimisettevõttega. Et siis sellist tüüpi ettevõtte üheks kõige suuremaks probleemiks või väljakutseks on see, et nii raamatupidamisel, finantsosakonnal kui ka juhtidel endal tuleb tegeleda väga suurel hulgal erinevate ettevõtetega, aga nii-öelda allüksustega. Ehk siis ei ole 1, 2, 5 ettevõtet, vaid sul on seal mitukümmend ettevõtet. Ja kui me siin räägime sellest meie lemmiksõnast ehk siis käsitööst, minul isiklikult on juba täiesti kõrini sellest väljendist, et ettevõttes tehakse liiga palju käsitööd ja see käsitöö on nii suur kuluallikas. Ehk siis läksimegi kohe selle kõige suurema kuluallika juurde, käsitöö peale, kuluarvete menetluse peale, et ettevõttes oli 5 raamatupidajat, 1 arvete mailbox. Kõik 5 raamatupidajad iga päev tegelesid sellega, et avasid arveid, laadisid alla, suunasid üksteisele, siis sisestasid õigesse andmebaasi. Nii, ja raamatupidajad on ikkagi nagu inimesed ja inimeseks olemise juurde käib see, et inimesed teevad vigu. Ja siis, mis siis juhtus? Arved on vale ettevõtte all, mõned arved unustati ära, kuskil vales kausta suunatud, ehk siis paras selline segasumma suvila. Ehk sellele kõigele on tohutult lihtne lahendus. Näiteks e-arvete operaatori juures kuluarvete haldus. Et tänapäeval ei tohiks olla enam mitte ühtegi ettevõtet, kes ei kasuta mingit kuludokumentide halduse programmi, mingit liidest, mingit keskkonda. Et kuhu me siis selle kõigega jõudsime? Kui need 5 raamatupidajat muidu igapäevaselt möllasid seal, siis selle tulemusel, kui olid sisse seatud kinnitusringid, olid tehtud kõikvõimalikud seadistused, jõudsime täpselt sinnamaani, et raamatupidaja nägi seda kuludokumenti õige programmi andmebaasis. Istus ilusasti oma laua taga, vaatas, näed, selle ettevõttel on mul tulnud 5 ostuarvet. Väga tore, kinnitame ära, kontrollime, tehtud, done. Nii, ei ole vaja kuskile tõsta, sehkendada ja muid asju sellega teha.
ja sealt siis see käsitöö ongi üks suur kuluallikas, sest kujutad ette neid inimtööjõutunde, mis siis kulub inimestele, et sekendada seal postkastis. Ja siis Marko Kull tõi välja ka ühe hästi olulise asja, mille peale ma isegi enne ei olnud tulnud. Et ta ütles, et hea kontroll ettevõtte info- ja kuludokumentide protsesside üle ei ole täna enam lihtsalt mugavus, vaid see aitab strateegiliselt toime tulla ka küberkelmustega. Ja siis mõtlesin, no loomulikult meie tänapäevased need õngitsuskirjad, need on ju makstasemel praegult. Ja kui sul on ikkagi üle mitmekümne ettevõtte hallata, siis ja sul ei ole seal nii-öelda protsessi kaardistatud, et kuidas käib selle kuludokumendi tegelik menetlemine. Noh, siis ma kujutan ette, palju need petturid on sellistelt ettevõtetelt raha kätte saanud. Ja sellele tasuks kindlasti nagu mõelda. Edasi võiksime minna elamuarenduse valdkonda, kus siis tihtipeale on nii, et ettevõttes on raamatupidamine, ettevõttes on finantsjuht, ettevõttes on ehitusjuht ja siis on veel juhatus. Sellised 4 komponenti ja raamatupidaja nagu ikka vana hea, raamatupidaja tegeleb andmete sisestamise ja deklaratsioonide esitamisega. Finantsjuhi ülesanne sealjuures on siis need kõik andmed üles ehitada vajalikuks raportiks. Andmete all pean ma siis silmas kuludokumente, müügidokumente, pangatehinguid, erinevaid registreid, kliente, tarnijaid, pearaamatukandeid. Ehk need kõik ongi ühe ettevõtte andmed, millest me nii-öelda räägime. Ja siin ongi hästi oluline koht, et äritarkvara ei ole koht, kuhu me neid andmeid lihtsalt sisse kanname. Näiteks Excellent Booksi puhul, et see ei ole raamatupidamistarkvara, et see on äritarkvara, millel on nagu tohutult palju erinemisvõimalusi. Enne just arutasime, et seal on üle 900 aruande ja siis nende seast ikkagi igaüks leiab endale juba standardis sellise, mida tal oleks nagu hea kasutada. Ja kui ta standardis ei leia, siis alati saab seal ise aruandeid kirjendada. Ja siis selle ettevõtte puhul oligi nii, et me võtsime finantsjuhi ja juhi kaasasime raamatupidamise programmi seadistustesse. Ehk siis uurisime nendelt, mida nemad tahavad näha, kuidas nemad tahavad andmeid näha ja pärast mida juhtus siis see, et deklaratsioonid, mis on hästi tähtsad, kõik ettevõtted peavad neid nii-öelda ajaliselt, et raamatupidaja peab deklaratsioonid õigeaegselt esitama. Deklaratsioonid täidavad ennast ise, programmis saadad sa lihtsalt ühe nupuvajutusega Maksuameti keskkonda, see on kinnitatud, sa ei pea isegi seda sealt uuesti kontrollima, sest terve kuu jooksul on see deklaratsioon ennast ise täitnud ja sinul on lihtsalt kinnitamise vaev. Ja lisaks siis boonusena, et kõik need märkused, soovid, ettepanekud, mida tegi juhtkond ja finants, et kuidas võiks andmeid paremini sisestada, mida nemad tahavad näha, ehk siis need ei ole raamatupidajal nende lisatöö. Keegi ei pea nendele nagu inimtööjõutundi nagu sealt ei teki, vaid sa teed programmile seadistuse, et sellistel puhkudel palun kasuta seda reeglit, mida mina sulle ette ütlen ja kõik täpselt nii juhtubki. Eriti on see oluline näiteks pangatoimingute puhul.
Ja kokkuvõttes, et kui neid andmeid sisestad ilusasti järjepidevalt, kindla struktuuriga, et siis finantsjuhil kaob ära see Excelisse ümberpaigutamise töö. Ja selle siis näite puhul juhtuski nii, et ühte eraldi inimest ei olnud enam vaja. Et programmides sai kõik andmed ilusasti operatiivselt kätte, et seda ümbertõlkimise inimese funktsioon lihtsalt kadus ära. Ja kui me eelmise näite fookus oli pigem selles, et kuidas oleks süsteem õigesti struktureeritud, siis nüüd on juba küsimus see, et kuidas nende andmete põhjal ka tulevikku juhtida, kuidas teha nende andmete põhjal otsuseid. Ehk siis ehitusettevõte, tema puhul kasutati sisseostetud raamatupidamisteenust, siis nagu ennegi, põhirõhk oli selles, et raamatupidamine oleks seaduste järgi korrektne ja et deklaratsioonid oleks õiged. Aga nagu me juba teame, et juhtimisotsusteks on nagu sellest vähe, et sul on vastavalt raamatupidamistoimkonna juhenditele on sul deklaratsioon või aruanne korras. Siis ettevõte pöörduski minu poole sooviga, et aitaks neil üles ehitada andmestik, mis aitaks siis ka prognoosida likviidsust, rahavooge, kitsaskohti. Lepime kokku, et see on hetkel meil enamuse ettevõtete jaoks nagu kriitilise olulisusega. Nad olid juba liidestunud ehituseelarve tarkvaraga, sellega oli juba kõik hästi. Järgmine samm oligi juurde võtta Excellent Booksi äritarkvara ja hakata kasutama kõiki selle võimalusi. Ja midagi väga keerulist seal tegelikult ei olnudki. Et oli vaja olemasolevad andmeid lihtsalt natukene täiendada, parandada programmi sisse tulevat infot, ehk jälle lõppkokkuvõttes sama loogika, vähem Exceleid ja parem andmete struktuur. Nii et juhtkond ei pidanud enam vaatama eelmise kuu andmeid, et mis meil eelmine kuu nüüd juhtus, vaid ta sai juba teha reaalsete andmete põhjal tuleviku rahavoogusid, prognoosida likviidsust, võimalikke kitsaskohti, et kuna andmed liiguvad ikkagi 24 tunni ajaakna sees on ju, et siis me ei pea võtma viimast kuud ja analüüsima, et kuidas siis on läinud ja selle põhjal ennustama, et mis võiks nüüd juhtuda. Ja see ongi nagu selline üks automatiseerimise võlu, et juht saab vaadata ette ja finantsinimesed saavad samuti tegeleda prognoosimise ja analüüsimisega. Ja siis on siin veel üks restorani näide. Restorani näide on jälle seesama, et muidu tehti sealsamas äritarkvaras ainult aruandlust, kuid see äritarkvara info ei peegeldunud üldse selle ettevõtte ärimudelit. Et restoranides on meil ju baari osa, köögi osa, admin osa, elutähtis on tööjõukulu restoranides ja infot liigub igapäevaselt ja see on igapäevaselt erinev. Ehk siis sul käib erinev hulk inimesi, tuleb külalistena sisse, sul on erinev hulk kuludokumente, oste summaliselt ja tükiliselt on ju, ja sa pead jälgima ka tööjõukulusid nagu igapäevaselt, seal ei ole nii, et ma tegin sul kuu tööajatabeli tegin valmis ja nüüd nii on ju, et seal on nagu ikkagi käsi on pulsil kogu aeg. Ja seal oligi selliseks suuremaks väljakutseks see, et kuidas need andmed hakkaksid peegeldama seda ärimudelit. Kuluaruandmed, müügiaruanded said nii-öelda õigesse struktuuri, hakkasime eristama erinevaid osakondi, erinevaid müügitulu segmente. Ja siis oligi, et
et oli jälle suurem võit oli see, et vähem Excelit ja juht ei pidanud enam tegema otsuseid kõhutunde pealt, vaid juba äritarkvaras nähtava info põhjal. Ehk siis, kuhu ma tahan selle kõigega jõuda, et see automatiseerimine ei ole nii-öelda mugavusteenus, see ei ole mugavus ainult finantsinimestele, et nemad ei pea rohkem midagi tegema, vaid lõsutavad seal oma tooli peal, vaid see on ikkagi nagu juhtimisvõimendi. Juhil on kiire, operatiivne, reaalne, kontrollitud info igapäevaselt olemas ja sellest ühest samast tarkvarast. See ei ole kellegi postkastis, see ei ole kellegi Excelis, et minu meelest on nagu kutsun kõiki üles kasutama kõiki äritarkvara võimalusi, et kui see alguses nagu tundub selline tohutu lisatöö ja sa oled harjunud sõitma tööle nagu iga päev mööda ühte teed, siis siin puhul küll, et soovitan kasutada nagu kõrvalteid, vaadata, mis veel tarkvaral pakkuda on, et mitte jääda kinni oma igapäeva rutiini. Ja selle kõige juures tänapäeval see automatiseerimine on tulnud suuresti jutuks just AI kasutuselevõtul, et AI võrdub automatiseerimine, et tegelikult meil on see automatiseerimine olnud juba 15 aastat juba oleme sellest rääkinud, aga õnneks nüüd on hakatud nagu rohkem sellele tähelepanu pöörama. Küll natukene valet pidi, ehk siis pannakse AI võrdub automatiseerimine, aga tegelikult on see, et kui sul on kõik ettevõtte andmed ilusti struktureeritud, süsteemid on paigas, siis see on juba see põhi, millega AI saab edasi tegeleda. Ehk siis kõigepealt süsteemsus, järjepidevus, kõik äritarkvara võimalused ja seejärel liidestada sinna juurde AI. Nii et minu poolt selline üleskutse teile. Nii, aitäh sulle, Külli, tule jälle siia kõrvale, siis sa jääd ka lõpuks kaamerapilti. On mõned küsimused sulle tulnud. Nii. Võtan nad siis FIFO meetodil, mis esimene sisse tuli, selle võtsin välja. Tõid näiteid mitmest sektorist. Kas võime öelda, et on mingi universaalne muster, mis kehtib kõigis ettevõtetes, kõigis sektorites, nii puuduste seisukohalt kui lahenduste seisukohalt? Probleem on ikka sama, et andmed on killustatud, midagi on postkastis, midagi on finantsjuhi Excelites, midagi on juhi peas, et see kogu info tuleb ikkagi ühtlustada, kõik peaksid elama ühises inforuumis, kõik nii-öelda selles äritarkvara inforuumis, et see on see ühine muster. Okei. Sa rääkisid ennem kuluarvetest, et see oli justkui nagu see, kus sa nagu pihta hakkasid. Aga siin on küsimus ka, et mis on see kõige tüüpilisem peidetud käsitöö, mida ettevõtte juhid ise ei näe? No ettevõtte juhid ei näegi ju seda, mida see raamatupidaja seal igapäevaselt teeb, on ju. Kas ta tänapäeval teeb seda kodus või ta teeb seda jätkuvalt seal kontoris, on ju. Et see, et kui üks inimene peab juba näiteks mingit ühte sama liigutust tegema, ma ei tea, päevas 5 korda, kuus 50 korda, et see on ikkagi inimtööjõutund ja see on kulu. Juht ei näe seda, sest juht ütleb, et ta tegeleb ju raamatupidamisega, et see on tema mingi omad asjad seal, et ta ise teab, et millist teed pidi ta tööle sõidab. Okei, aitäh. Ja kui nüüd vaadata juhi pilguga, mis on see kõige suurem muutus pärast automatiseerimist? Kas on pigem siis kulude kokkuhoid, parem ülevaade, ärikasv või midagi neljandat või see kõik kokku? Ja see kulude kokkuhoid tekibki pärast seda kõike. Ehk siis esialgu saab juht endale reaalajas info. Seesama, et me ei vaata peeglisse, et mis mul eelmine kuu juhtus, et juht saab sisuliselt eilse või ka
kuidas iganes kellelgi seadistatud on, kas või täna lõunase info ja ta saab selle põhjal teha otsuseid. Just see restorani näide on ju. Et ma juba näen, et palju mul, kas mul õhtul on broneeringuid ei ole, kas mul on kella 12-ks neid juurde tulnud või ei ole, on ju. Saan oma kuluaruandeid juba programmist näha, on ju. Mul on kogu ettevõtte pilt kohe selge ja see nii-öelda rahaline kasu, see tuleb siis, see on boonusena veel juures. Kui me nüüd räägime näiteks vastuseisust, siis ma saan aru, et sinu ettevõttesse tulemine kelleski tekitab vastuseisu, et kuidas seda lahendad? Just see vastuseis ongi see, et tihtipeale öeldakse, et mul on ju kiire, minu tööaeg on ju nii-öelda sisustatud, et mis hetkel ma peaksin hakkama veel õppima midagi uut, süvenema millessegi uude, et selles mõttes see on see investeeritud aeg, mis tuleb võtta ja see vastuseis tulebki sellest, et ei taheta võtta seda investeeritud aega. Et mul on harjunud tegema seda 5 liigutust päevas, et mul läheb see kiiresti. Miks ma pean võtma 5 tundi ja nüüd õppima midagi uut, aga midagi uut õppida on alati tore. Aga sa lähed nüüd kuskil ettevõttesse, seal on 3 raamatupidajat, tuleb välja, et 1 või 2 nendest osutuvad üleliigseks. Mis see siis nagu eesti keeles on? Koondamine või töö ümber struktureerimine? See on töö ümber struktureerimine, sest läheb finantsjuhi kohale. Mida see finantsjuht seal neid Exceleid vorbib? Raamatupidajad finantsjuhiks. Nii, ja siis selline viimane küsimus, et juhul kui nüüd keegi tundis, et ta just täpselt sellist teenust vajab, siis kas tellimuste raamat on sul avatud? Alati võib pöörduda, alati saab läbi rääkida. Ma räägin, vahel piisabki mingist väiksest linnukesest, väiksest seadistusest ja juba ongi elu palju mugavam. Ja see kõik toimub Excellent Booksis? Ikka. Jah, aitäh sulle, Külli!